Minu mentordada on sellel hooajal 3 meeskonda. Et ma valisin nad üsna erinevatest kategooriatest, et ei ole sellist võib-olla läbivat fookusvaldkonda, aga nendeks meeskondadeks on siis esimene niisugune innovatiivne linnumaja, mille meeskonna nimi on Ethnobird. Teiseks tiimiks on mul maalermeister, kes siis toodab selliseid keskkonnasõbralikke värve. Ja kolmandaks meeskonnaks on mul selline natuke futum-lahendus võib-olla, mis on siis meeskond Fitspec. Nemad toodavad 3D printimise meetodil siis prilliraame. Erinevate tiimide või erinevate valdkonnatiimide mentordamine ei ole tegelikult nii raske, et ajujahti tulevad ideed üsna toorel tasandil veel ja nad tegelikult ei tea veel täpselt, mida nad tegema hakkavad, milline saab olema see toode ja võib-olla nagu selline esimene vajadus, mille osas ma neid oskan võib-olla kõige paremini ka nõustada, on see, et kuidas tegelikult sõnastada oma äriidee, ärimudel. Et nad suudaksid vähemalt sellise 2-3 lausega ära öelda, miks nad seda teevad, mis on nende konkurentsieelis ja sellist võib-olla turunduslikku müügisõnumit kujundada. Ma arvan, et kindlasti on kõik tiimid väga elujõulised. Küsimus on jah nüüd selles, et kuivõrd palju ajujaht neile suudab mingis etapis sellist hoogu juurde anda. Et ma ise olen soovitanud kõikidele tiimidele, et püüdke ajujahis olla võimalikult kaua, et see pigem annab teile väga hea nähtavuse, see tagab teile sellise tasuta turunduskanali kohe alustuses ja kuna ettevõtetel on sellises käivitamisfaasis eelarve üsna piiratud, et siis ajujaht on kahtlemata väga-väga hea võimalus, et nad saavad nähtavuse ja siis, kuidas nad sealt edasi lähevad selle nähtavusega, on nagu tiimide enda kätes tegelikult.